Georg siin, Georg Ots. Te loodate nüüd kindlasti, et hakkame teile näitama seda, mis sai Jan Uuspõllust edasi peale seda, kui ta Tartusse jõudis. Tutkid, kurat! Selle asemel otsustas Kanal 2 teile näidata ühte imelikku jama. Aga pole viga, see sobibki Kanal 2-ga kokku. Head vaatamist. Näete, siit tuleb tunnustatud näitleja, Panso preemia laureaat, mees, keda kriitikud kiidavad, aga saalid on tühjad. Mis sest, et ma olin ainukene vaataja, aga sa mängisid nagu Smoktunovski. Ole sa tänatud. Üks vaataja. Üks vaataja. Mida ma pean tegema, ütle mulle? Jan, me oleme sinu pärast mures. Kunstitegijaid on kõik kohad täis, aga kes lõbustaks rahvast enne suurt depressiooni? Jan, sa pead huumori juurde tagasi pöörduma. Ma ei taha huumorit. Ma teen süviti. Ma olen Eesti teatri raske kahurvägi, ma ei taha mingit huumorit. Mait Lits, kui madrus laulab. Ma ütlen sulle, Jan, sa lähed metsa, ostad endale talu ja õpetad välja uued huumoritegijad. Kõik, Georg on rääkinud. Ja nüüd lased ühe vahva peeru. Mis? Lase peeru, ma ütlen. Julgemini, julgemini. Julgemini. Oi jumal. Ja nii asutaski Jan Uuspõld oma huumoritalu. Ja viimane muna. Kuule, Peeru laseme või? Davai. Laseme. Tuli. Nii. 1, 2, 3. Ja. Tänaseks külaliseks on Margus Prangel, näitleja, kelle naljade üle juba aastaid ei naerda. Mis mure? Kas saame aidata midagi? Huumorisoont ei ole. Ei ole, jah. Öeldi, et ei ole. Ei ole, jah. Naine viskas mu välja. Seda kõnekäändu olete kuulnud, et huumorisoon lüüaks ikka perse kaudu sisse. Jalaga perse. See on nalja A ja O. Nii. Ja nüüd kattu naerda. Paul ka. Paul, proovi ka nüüd. Kuldsu. Ei, no see on kolm korda vaja leia. Kolm korda. Aga näe, hakkab tulema vaikselt juba, et tule ju. Huumorikool, huumorikool, huumorikool alustab. Huumorikool, huumorikool, huumorikool alustab. Huumorikool, huumorikool alustab. Huumorikool, huumorikool, huumorikool alustab. Vaat nii. Põhiline asi ongi riietada. Kui sa riietad õigesti, et oleks see mõjuks, siis sul on pool võitu juba käes. Vaata, kuidas on riietunud näiteks Vana Baskin. Kuidas on riietunud Tarvo Krall. Kuidas on riietunud Egon Nutt. Noh? Kõige tüüpilisem huumorikooli ülesanne ongi rääkida üks anekdoot. Jah, aga? Aga kõige olulisem see, kuidas rääkida anekdoot nii, et oleks naljakas. Uus mood. Nii. Naisel on koer uus mood ja naine läheb ujuma ja jätab riided kaldale ja ütleb koerale, et kui mullid tulevad vee peale, siis võta riided ära ja mine minema. Naine läheb ujuma ja laseb vee all puuksu. Mullid tulevad vee peale ja koer võtab riided ja viib minema. Siis naine tuleb veest välja üleni alasti ja hakkab otsima koera. Uus mood, uus mood, uus mood, uus mood, uus mood. Ja järgmisel päeval on kõik inimesed alasti.
Kuidas sulle tundus? Minu meelest ei olnud naljakas. Katsume nüüd teda visualiseerida. Jah, et kuidas sa kujutad, kuidas ta välja näeb, kuidas ta kõnnib. Kas sa võiksid natukene proovida äkki kehaga teda niimoodi imiteerida? Värdjas loomakaitsja. Vaata, karvad on tal on meeletu karva kuradi puhmas. No? Katsu nüüd uuesti võtta see. Haige, värdjas loomakaitsja, vanamutt. Nagu antud juhtum näitas, võib ka kõige huumorivaesemast inimesest saada hea ja väärikas huumorisõber. Selleks on vaja ainult väga lihtsaid vahendeid nagu riietus, grimm ja lihtsad miimilised võtted. Kõige raskem huumori tegemise puhul on alustamine, aga tuleb lihtsalt tulla, teha ja naerda. Alati, kui on ära kuulatud, räägitud hea ja naljakas anekdoot, tekib küsimus, mis siis nüüd saab? Meie omalt poolt pakumegi teile võimaluse rääkida lugu edasi, ehk siis pakume anekdoodile lisa lõpu. Ja seekord valisime meie selleks lisa lõpuks koleda haige naise tapmise. Mina mängin siis ühte onu maalt, kellel on antud ülesandeks ära tappa üks haige naine. See on minu relv. Et võime siis alustada, jah? Noh, läheb või? Jah, läheb.